Nii, tervist siis. Ja mul on tõeliselt suur rõõm teha see päeva esimene peatükk siis lahti. Ja läheme kohe hästi praktiliste asjade juurde, räägime õeõppest ja räägime farmakoloogiast. Minu nimi on siis Marit Kiljako ja teised uurimistöö autorid on siis ka siin näha. Me kõik oleme siis Tartu Tervishoiukõrgkooli õppejõud ja lähme siis sisu juurde. Sissejuhatuseks mõtlesin, mida panna ja panin siia 2 lauset. Üks on siis nii-öelda väga olulise organisatsiooni poolt välja öeldud, mis ütleb meile, et ravimite ohutu manustamine on oluline osa kvaliteetsest tervishoiuteenusest ja õendusabi tagamisest. Seda ütleb küll meile üks tähtis organisatsioon, aga tegelikult eks me teame seda kõik ise. Ja ka järgmist lauset tegelikult ei peagi meile keegi ütlema, vaid me teame, et kõrgkooli ülesanne on seda õpet siis kvaliteetselt tagada ja juhendada. Ja me teame ka kindlasti seda, et kuidas see õpe laias laastus organiseeritud on, et meil on olemas loengud, meil on olemas seminarid ja meil on kindlasti väga head võimalused seda eelkliinilistel praktikatel siis õppida või harjutada. Selle uuringu tegemise taustal me tegime ka uuringuid või uurisime ka uuritavates riikidest ehk 3 Balti riigi sellist struktuuri, kuidas nemad õpetavad oma farmakoloogia teemat. Ja me saime tegelikult üllatuslikult teada, et need mahud on väga erinevad, et näiteks Eestis on 8 ainepunkti farmakoloogia õppimiseks, Leedus on 3 punkti ja Lätis 10 punkti. Ehk mahud on erinevad, aga sisu mõttes jällegi, kui me uurisime, et mis metoodikaid kasutatakse, siis tegelikult meil on väga sarnased õppemeetodid. Nii et probleem on ka muidugi selles, et ega me selle, kui Leedu 3 ainepunkti võib-olla jääb nagu silma, et liiga vähe, siis ega see ei ole lõplik tõde, sellepärast, et alati ei ole ainekavadest nii selgelt neid numbreid sinna juurde pandud ja nad on peidetud teiste ainete sisse. Aga kõigele sellele, et me teeme omas enda arvates väga palju, õpetame siis tudengeid aastaid, siis ikkagi kirjanduses tuleb välja, et tudengid kogevad ravimite manustamise õppimisel siis kliinilises praktikal märkimisväärseid raskusi. Ja ma tõin siia välja 2 sellist võib-olla olulisemat punkti. Üks on siis ebaturvalisus, mida tudengid kogevad. Ja kirjandus ütleb, et see ebaturvalisus tuleb siis tudengitele seetõttu, et ei leita tegelikult piisavalt aega juhendada selliselt, et see turvatunne tekiks. Turvatunde tekkimisel on väga oluline tagasiside ja varasemad uuringud on siis andnud infot seda, et tagasisidet jõutakse vähe anda. Ärevus tekitab loomulikult alati igasugune uus olukord ja praktika selles mõttes on uus. Aga allikad ütlevad ka, et ärevust võivad tekitada ka väga suure mahuline teooria. Et me õpetame väga palju ja praktikal kogetakse ka veel seda, et sealt tuleb uut teadmist, uusi juhendeid, kirjutatud ja kirjutamata juhendeid, mis kõik teevad peas sellise parada segaduse ja ärevustase on tegelikult tudengitel seal õppepraktikal päris suur. Ja mis meie uurimistöö võib-olla pluss on veel see, et me varasemalt tegelikult ei tea Balti riikide kohta mitte midagi. Meil ei ole teadaolevalt ühtegi uuringut, mis oleks ravimite manustamise õpet uurinud. Me küsitlesime neid kõrgkoole, et kas kuskil midagi on, aga tuli välja, et tegelikult ei ole, nii et me oleme nagu teerajajad. Veel kord tausta juurde, et kuidas meie selle uurimistööni siis jõudsime, on see, et 2017 aastal alustasid siis 4 riiki ühise projektiga. Tartu Tervishoiukõrgkool oli selle projekti eestvedaja, teised partnerid olid siis Läti, Leedu
ja Soome. Projekti nimi on siin slaidil teil kirjas ja selle projektil muidugi endal oli suurem eesmärk, aga üks selline alaeesmärk oligi siis viia läbi ka uurimistöid. Ja selle konkreetselt, millest ma nüüd sisu juurde ka jõuan, eesmärk on siis kirjeldada 3 Balti riigi, 3 kõrgkooli õe põhiõppe õppekava 3. kursuse üliõpilaste hinnangut farmakoloogia ja ravimite manustamise õppele kliinilisel praktikal ehk reaalselt seal siis haiglas. Ma rõhutaks siin veel ka seda 3 kõrgkooli. Ehk tegelikkuses see valim ei olnud kõige suurem ja me ei saa tegelikult tulemusi üldistada kõigile Balti riigi kõrgkoolidele, et piiratud ressursid meil olid, aga me siiski ta läbi viisime ja ainulaadne ta selle mõttes on, et Balti riikides varem seda tehtud nii ei ole. Metoodika mõttes. Me viisime siis andmeid kogusime 2019. aasta septembris veebipõhiselt. Uurimistöös osales kokku 239 3. kursuse üliõpilast, ankeetidele vastas 110 üliõpilast, vastamisväär siis 46, on seda palju või vähe, selle üle alati võib mõtiskleda. Võib-olla võiks ta olla suurem. Me kogusime andmeid siis Soomes valideeritud küsimustiku ühe osana, et see küsimustik ise koosnes 50 küsimusest ja meie nüüd see alaosa siis koosnes tegelikult 13 küsimusest, kus siis tudengid said anda hinnangu 5-astmelise Likert-skaalal. Rõõmustav oli see, või seda selles mõttes oli lihtne nagu disainida sellepärast, et kõik need 3 riiki olid selleks ajaks ühel tasemel. Meie õpped on väga sarnased selles mõttes, et nad olid kõik läbinud siis oma teooria osa, farmakoloogia osas, valdavas osas ja jõudnud läbida siis 1/3 õppepraktika mahust. Ehk selles mõttes nad on kõik võrreldavad siiski. Andmete analüüsimisel käsitleti küsimustikku ühedimensioonilisena ja me analüüsisime seda statistika tarkvara RStudio abil. Tulemuste juurde. Toon siis välja olulisemad asjad protsentides. Siin on mul üks kirjaviga, tegelikult siis 2/3. Protsent on õige. 2/3 üliõpilastest leidsid, et praktika jooksul said nad rakendada teadmisi ravimitest. Aga siia kohe kõrvale nad ütlesid, et 35,4% tegelikult said, ainult 35,4% said piisavalt siis harjutada ravimite käitlemist ja manustamist ehk väike vastuolu siin. Siis 1/3 uuritavatest arvasid, et õppepraktikal oodatakse suuremat ravimite pädevust olemasolevast. 74% märkis, et nad täitsid õppepraktikal liiga palju ravimitega seotud tööülesandeid piisava juhendamiseta. Eks see protsent on märkimisväärselt suur. Siis mõlemad suhteliselt sellised positiivsed, esimene positiivsem tulemus, üle poole siis üliõpilastest leidsid, et kliinilise praktika juhendaja suhtus positiivselt ravimitealasse juhendamisse. Samas alla poole siis said juhendajalt piisavalt tagasisidet, mis viitab selle samale minu sissejuhatust toodud teemale, et tegelikult see tagasiside enesekindlust ja julgust seal praktikal peaks andma. Siis 81% üliõpilastest leidsid, et kliiniline praktikabaasi juhendajal on tähtis roll ravimitealaste teadmiste omandamisel ja 74,5% üliõpilastest arvasid, et hea suhe juhendajaga on tõhustanud ravimitealast õpet kliinilisel praktikal. Ja viimane tulemus, mida ma välja tooksin,
on see, et veidi üle veerandi üliõpilastest leidsid, et kõrgkoolis õpitud ravimitega seotud teooriaõpe ja kliinilisel praktikal ravimitega seotud tegevused ühtivad hästi. See protsent on 26. Mida siis järeldada? Et on omajagu, mille peale nagu mõelda ja kust õppust võtta või mida muuta. Kõigepealt hästi üldistatult me võiksime öelda, et see teema ikkagi vajab rohkem tähelepanu. Ravimite manustamine on keeruline, see õpe on keeruline ja ohud on suured ja kindlasti me peaksime just üliõpilaste poolt antud hinnangutega arvestama. Nagu need tulemused näitasid, siis mitte alati ei arvestata selle haridustasemega, mis muidugi minul endal kui ka osaliselt praktikul ikkagi on arusaadav, et miks seda haridustaset nii ei arvestata, et seda ongi raske teha, kui tudengid on palju praktikal, aga see on väga tähtis tegelikult ja üliõpilase jaoks tunnetuslikult ka. Kindlasti tuleks võimaldada rohkem, allikad ütlevad korduvalt ja korduvalt, et mida rohkem turvalises keskkonnas saadakse harjutada, seda parem on tulemus, seda vähem on vigu, et korduv harjutamine igal võimalusel. Ja siis kogu see harjutamine muidugi piisava juhendamisega, et ei lase lihtsalt patsiendi juurde, vaid ikkagi juhendaja on seal samas juures. Et seda tunnet, mis siin tulemuses siis oli, et 74% vastasid, et ei olnud piisavalt tagasisidet, et seda tegelikult võiks küll vähendada. Mis minu jaoks on kindlasti mõttekoht, on hea suhe juhendajaga. Et need tulemused olid meil seal kõrged, et hinnati väga tähtsaks 81% ja 74% ütlesid, et see on nende jaoks tähtis. Ehk me peaksime mõtlema selle peale, et kuidas seda head suhet luua, kuidas seda hoida ja hoida kuni praktikate lõpuni. Et kas see on see koht, et me peaksime mõtlema, et kas juhendajate taval on ainult üks juhendaja, kas kõrgkool saab midagi oma poolt teha, et kas me saaksime rohkem pakkuda täiendõppeid, siis juhendajate baaskoolitusi või jätkukoolitusi, kas me peaksime tegelema sellega, et kui etapiline see juhendamine on, et seda suhet luua. Igal juhul see on asi, mille peale tasuks mõelda ja hoida, kui see on loodud. Ja viimase punktina kindlasti see protsent, et 26% ainult leidsid, et teooriaõppe ja praktika ühtib hästi. See on murettekitav. Õnneks me ei ole nagu mingid erandid, et seda kirjandus ka ikkagi toetab. Lõhe praktika ja teooria vahel on olemas, kuidas seda parandada. On keeruline, allikad ütlevad, et üks variant on siis teooriaõppesse tuua rohkem praktikat ehk simulatsioonõpet, erinevaid muid õppemeetodeid. Sellega kindlasti ka kõik meie need 3 partnerid tegelevad ja kindlasti siin juurde ka praktika või kõrgkoolipoolsete juhendajate selline balansseerimine siis päriselu ja kooli vahel, et erinevad allikad siis toovad välja ka erinevaid selliseid ametikohti, mis osaliselt siis on nii koolis tööl kui ka haiglas tööl, et seda reaalsust paremini siis siia teooriaõppesse tuua. Need tulemused või järeldused olekski minu poolt kõik. Ma arvan, et siin mõttekohti on. Me loodame väga, et me saame selle uurimistöö ka avaldatud täismahus ja siis saavad huvilised kõik lugeda. Kahjuks koroonaaeg on seda vist takistanud, et kõik protsessid liiguvad oluliselt aeglasemalt. Aga suur tänu teile. Kui on kellegi küsimusi, siis chati kaudu saab esitada.
Nii, aga nüüd võime meie ju plaksutada jälle, kes me siin saalis 10 oleme. Aitäh teile! Aitäh, Marit, ma ei laseks teid veel ära ja esitaks ka omalt poolt siis mõned küsimused, et kas ma pean äkki tulema grammi lähemale, aga ma ei tohi sotsiaalselt ju lähedale tulla. Et ennekõike on nüüd küsimus, te tõite väga hästi välja, et see harjutamine turvalises keskkonnas ja siis ka täiskasvanuna sotsiaalne õppimine. Et kuidas Tartu Tervishoiu Kõrgkool on nüüd nendele uuendustele vastu läinud ja loonud seda digisotsiaalsust, on sealt mõni hea edulugu kohe jagada kuulajatele ja ka koos meiega õppijatele? Digisotsiaalsust. Selle kohta ma ei oskagi väga head võib-olla näidet tuua, aga kui ma siin tõin välja, et seda simulatsioonõpet võiks rohkem nagu olla, siis selles mõttes ma arvan, et mitte ainult Tartu Tervishoiu Kõrgkool, vaid ka Tallinn on kindlasti palju panustanud, et seda reaalselt elu siia praktikale tuua. Et ma arvan, et see võtab palju pingeid maha tudengitel. Hästi. Et kui nad saavad harjutada selliseid reaalseid situatsioone. Ja. Kuidas teie tähelepanek on? Minul lektoritöös paistab, et sellel digisotsiaalsel ajajärgul kulub lektoritel palju rohkem aega selleks, et jõuda iga õppijani. Jah, et kindlasti et õppejõu koormus kindlasti ei vähene läbi digikanalite õpetamisel. No ravimite manustamist me väga ei ole digitaalselt nagu proovinud teha, et me oleme läbi raskuste siin ikkagi üritanud võimalikult palju kontakti olla. Et siin ma ei saa öelda, et me oleme mingisuguseid erilisi innovaatilisi asju nagu rakendada, aga jaa, rohkem aega kulub kindlasti õppejõul. Nii, ja viimane küsimus teile, et loovus ja kriis käivad ju käsikäes. Nii, jah. Kujutame ette, et 3 aastat on mööda läinud tänasest päevast. Millest te tunnete, et kõige rohkem õppejõuna, lektorina kasu oli selleks, et tudengid saaksid õppida ja tudengid läheks täisväärtuslikena tööpõllule? Millest saaks õppida selle digimaailmas sõnaga siiski mõjule pääsemisel? Siin ma arvan, et tegelikult on võib-olla kõige suuremad võitjad on need, kes suudavad siiski ise juhtida oma õppimist. Et see digimaailm suunab ikkagi tudengi, aga õppejõu ise nagu rohkem ise töötama. Et kui me oleme auditooriumis, praktikaruumides, siis me saame seda kuidagi pehmendada, aga kui sa oled üksi oma kodus ja õpid, siis see on ainult sinu vastutada, kuidas sa sellest õppetööst läbi tuled. Ma olen teiega hästi nõus, et me elame sellel ajajärgul, kus kindlama nagu kunagi varem saab öelda, et õppimise eest vastutus on õppijal. Ja meie käes on siis meetodid, mis tulevad läbi sõna. Nii et mina tänan teid esimese ettekande eest. Ma loodan, et esimene peatükk oli kõigile meie kuulajatele ja vaatajatele igati abiks õppimisel. Ja nüüd teile väike kingitus. Ja see kingitus Tartu Tervishoiu Kõrgkooli poolt läbi teaduse teed head on selle kingituse märksõna. Aitäh väga sisuka ettekande eest!